millal sul sünnipäev on ja kui vanaks sa said või saad? Noh, kahjuks me ei ole ühes toas, nii et sa ei saa mulle otse vastata, aga mina saan sulle küll öelda. Ja ma sain 57. Ma mäletan, kui ma 50 sain, siis oli selline mingi keskea kriisi turm tuli ja mingi oluline murdepunkt. Ma kirjutasin terve raamatu sellest keset elu. Tundub, et inimestele need nulliga lõppevad sünnipäevad on märgilised ja natuke hirmsad, eks. Ja sõber käis külas paar päeva tagasi ja küsis, et kuule, et mis tunne on 57 olla, natuke nagu see spordireporter küsib olümpiavõitja käest või viimaseks jäänud tüübi käest, et mis tunne on, mis ta siis öelda oskab. Ja siis ma ei osanud ka kohe öelda, ma mõtlesin, et huvitav, kas ta päriselt tahab teada või, et keegi teine ei ole küsinud, eks. Ja teda teades sain ma aru, et teda päriselt huvitab, siis ma hakkasin nagu jupi kaupa nagu liikuma. Ja see pani mõtlema mind ennast, eks, et vaadates näiteks nooremat põlvkonda oma laste vanuseid 20-ndates, siis meenutades ennast nooremana, kas siis näiteks 50-sena või 42-sena või võib-olla ka 17-aastasena, et ikkagi vaatad seda vanaks saamist, vanemaks saamist, natukese kriitiliselt ja natukese hirmuga, eks ole. Et kas tasub seda väga oodata ja mis tingimustel on see äge.